Moro, oleme teel Lätti ja ongi kõik. Jah, et alustasime teekonda Lätti, Pikernikki siis täna 4 päev, et lähme varem kohale. Sest... Vaatame vähe, mis seal Lätis toimub. Saab äkki korrali salda jumsu vasta. Ja seal toimubki nüüd reedel ja laupäeval toimuvad siis Nordic, jaa, aga mis asi ta on? Skandinaavia sari või? Vist oli jah minu arust. Vaatame, mida need kõvemad vennad seal teevad. Eesti põhjad sõidavad ka seal, lähme vajame neile püüalt. Ja pühapäeval lähme sõidame siis meie. BMW käis meil siin vahepeal kerepingis, see sai kõige suurema uuenduspuuri. Täitsa sile on praegu, veel. Näeb isegi siledam välja kui isegi Austrias või? Tundub küll. Aga mitte kauaks ilmselt. Peale seda on meil nädal aega, et kaitseks valmistada väga. Loodame, et auto teavad terveks. Mul on muidugi 30 autot kirjas. Jah, Dominiku klassis on jah 30 autot kirjas, minu klassis on 10. Elame näeme. Ja tuleb päris äge andmine. Ja hommikul 5-6 täis. Lätlastel ikka on pamperit saada ju, kui on vaja. Jaa, lätlaste käest saad sa kindlasti. Muidugi saad. Lätlased toovad kohe 5 tükki sulle. Ja pudele õlut ka juurde. Olut. Kurat, õllega ei tee midagi. Kangemat on vaja. Siin on ju see kuradi äär ka taga ja kust ta siin tuleb. Kui sul lahine tuleb üle? Tuleb üle? Elu näed nii palju. Mul on see katte kaasa saada. Need märjaks saavad, see on jama ikka. Nii et märjaks saavad. Ei ole jama. Kuidas puhkus selle jälle? Ei üks näis jah, kui ikka mingi hull suru, üldest maha ei vitsi. Ei lase see midagi maha, see saab praegu. Staabis on silmruutus korra. Ei no sellest, kui küljed on koos, vaata, siis ikka hoiab peal, vaata. Ma tulin mäest alla ju, juba korrigeerisin juba külje ette, aga ma ei tea, kas absolventi midagi alla tundsin, võtame ratta kinni ja keeras auto eest tagasi. Panin sama muidu otsa seina sinna. See on siuke mõnus pehme. No vaatad küll, et nagu rehvid ja asjad võiks nagu pehme olla, aga Rai ei ole üldse pehme. Räme, hüüpaid lendab kohe. Sulle õnneks ei see, et sulle keeras nurga on nagu niimoodi alla, aga see landekas sai sealt sirjaks sellest. See jupp on välja vahtatud, see esimene osa, jah? Poole pealt hüppas kuskil. Siis tegime siis ise uue pleki, pikema uue, lõpuni. Siis kuradi selline, sai kogu aeg nurkas, see paugu saatis kohe ja see landekas on alla. See mitte landekas, aga see kuradi ma see kapoti teele. Paned uue tiiva külge, tiiv läheb niimoodi, siis servi jookseb alla. See on täitsa siit maalt uus. Aga mõistlik ongi uus panna, mis siis hakkad seda kuradi üles peksma? Nende lõpuks on nagu paberine. Hüppes tuled ja landekas paist ära. Ja siinkohal lõpetamegi. 2 days later. võistluspäev on meil alanud, trennid on meil tehtud. Dominik suutis meil juba contenti ka siin toota juba.
korralikult ikka jah, kuradi trennis hakkasin just kõige kiiremat ringi tegema ja gaas jäi peale ja süüdlane on siin. Niimoodi kinni, sest et see kuradi kummivolla oli liiga palju siinpoolne ühesõnaga ja see jäi siia niimoodi põhja kinni, gaas oli põhjas, panin otsa seina peale hüpet ja just tulin rämeda hoogana. Et tore, aga Läti poisid on ka meil abis ja üritame kiiresti auto korda saada ja... See oli vist 16. aeg ka, et aga me veel isegi nagu ei sõitnud. praegu vist tundub, et radikal ja et autodest on enam-vähem Lansekas oli ka selle tõmbasid juba sirgu. Just vahetasin selle Lanseka ära ja jälle kõver. nii loll juhus jälle. Sõitsin ka juba siin trennid ära. Kokkuvõttes oli 10 seast 6 aeg. Ütleme nii, et siin autol võiks amort olla, et siis oleks see lugu vähe parem, et praegu mõjub see kõik siin seljale. Et iga aasta on sõitnud siin erineva autoga. Üks aasta sai siin sõidetud Škoda Fabiaga, rendiautoga siis. Ja siis eelmine aasta sõitsin superkaariga. Seal on ikkagi need amordid ja kuidagi see maandumine palju pehmem, et siin 3 ringi juba annab juba selg tunda. Puldil ikkagi on tavalised koiloimerid. Aga jah, 10 mehe seast on praegu 6 aeg, et täitsa okei. No Lauri, kuidas sa kommenteerid seda olukorda? Läks väga hästi. Läks on jah? Ja trendis juba ilusti ära, aga ei, kõik see korda. Vähemalt ei hakka igav vaata, saad tööd teha. Ongi juba kova passid. Cut the yoke. We pull this front and then we put plastic. No, these things stay. Okay, why? Because the radiator is more back. Okay. And if you hit something, that doesn't happen. Yeah, okay. So that's stay. If it's not on the air, then okay. So when you start driving with the Un esam gatavi arī Super 1600 kvalifikācijai. Pirmā grupā Audris Kragas, Rits Rutkauskas, Kevin Allik, Moda Žentiņš un Vaclav Tuma.
Vaclav Tuma gan redzam, ka nav trasē devies, viņam bija tehnisks ķibels pirmajā kvalifikācijā un izstāsta, ka nav sakārtojis savu automobīlu uz otro. Tikmēr redzam lietuvieši savā starpā, tur sākumā cīnās, aiz viņa Igauns un arī turpat Modris Žentiņš. Redzējām jau pirmajā kvalifikācijas braucienā, kā Kragas un Rutkauskas lieliski sniega un demonstrēja. Un ir diezgan, teiksim tā, pārāk un ātrāk izbrauc tur ārpus trases. Viens no spots tur kārtīgs dūmus, tur nevis dūmus, bet putekļus uzsit trasē. Un jau dodās pāri lielajam lēcienam. Lielais tramplīns, Kragas pa priekšu, Rutkauskas viņam seko. Tad mums ir Kevina Allika un Modris Žentiņš 4. pozīcijā šajā Džokera aplī. Arī finiškaroks, Kevina Allika finišē 3. Modris Žentiņš finišē 4. Un, diemžēl, uz startu neizgāja Čehu pārstāvs Vaclav Tuma. Neid elus oli ka 2 sorti ju. Need on veel pehmemad, need on natuke kangemad. Nii, vahepeal on siin 2 eelsõitu sõidetud. Ütleme nii, et esimeses eelsõidus olime 10 seast, olime 5. Ja nüüd teise eelsõidu tulemus ma veel hetkel ei tea. Aga ütleme nii, et üpris raske on ikkagi. Ja päris keeruline ikkagi selle Goldiga ikkagi siin niisugeste MM-i autode vastu saada, aga vähemalt melu ja feeling on äge. Ja Dominikul on ka nüüd 1 eelsõit on sõidetud. Dominik sai vist ainult natukene sõita, et kapott lendas esiklaasi, kinnituses murdus ära. Et põhimõtteliselt ainult stardi sai teha. Ja nüüd Dominikul hakkab kohe nüüd see teine eelsõidu start ka, et lähemegi seda nüüd vaatama. Un esam gatavi nākamajam braucienām. Dails Jansons, Ralfs Jansons, Mārtiņš Mūrāška un visi pārējie piloti šobrīd dodas pretī pirmajam pagriezienam. Labs starts Dailam Jansonam padodas un te kontakts starp lietuvieti vēl tur, Mūrāška vēl, visi atcitās viens pret otru. Un Ralfs Jansons arī pa sāniem un šobrīd skatās, ka nobrauc. Pārliecinošā vadībā Mūrāška 2. Petreikis 3. Te gan, protams, zeltnais karoks tur, kur mums apstājies, ir Ralfs Jansons. Un Dominiks Adam 4. pozīcijā, kurš cieta šajās pirmo pagriezienu sadursmēs. Un tad pēc neilga brīža arī noslēdzošais Eriks 3000 kvalifikācijas brauciens. Enam-vähem, nüüd nagu võiks edasi saada, aga side ei toiminud, ma läksin ise jopperiks, aga joppas. Ma tean küll, miks ta siis nupuga oli kinni teibitud, Lauri. Nupu peal oli nipukas, sellepärast ei toiminud, ma arvan. Ma vaatasin just, nupu peal oli niimoodi see nipukas. Ma ei usu, et selles asi on. Sest enne oligi see, et kui sa vajutasid peale, siis näa vaata, et see silt tuleb siia, see TX. Ja see tuli ilusti peale. But let's try if it works now. Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Hear me? Yes, but let's try. Aga pane mulle kiibri järgi kõrv. Nii, nagu tahad. Hear me, hear me, hear me. No. Okei, see juhe on väljas. Ei, see juhe on väljas, oota ma pean seda sisse.
Nonii. No talk. Yes. But nothing. You don't. This button doesn't work, okay. Davai, hoia pea. Esam gatavi pirmajam Super 1600 braucienam trešajā kvalifikācijā. Kragas, Mikls, Aliks, Narubins un Koks. Pirmā brauciens ir, zaļā gaisma ir, visi dodamies un rekordlietieši savā starpā. Kragas ar Mikls pirmajā pagriezienā blakus viens otram un tomēr izdodas izvairīties no sadursmes, bet nebija tālu un viens no dalībniekiem Škodiņa mums tagad atkrīt uz pēdējo pozīciju. Tikmēr tas jā, nobrauc malā mums Albertako Koks. Kaut kas viņam nesanāca. Kaut kas varbūt tehnisks ķībeli, bet jebkurā gadījumā Audrijs Kragas vadībā Mikls viņam sēko. Tas Kevins Aliks. Lukas Sidabrs, Helmuts Bartkevičs, Mirel Hincer no pirmā starta rindas, Raivs Galviņš, Dominiks Adam un Ruslans Zenis no otrā starta rindas. Un noguļ startu lietuvietis paliek startā. Lukas Sidabrs, vispārējie turpina braucienu. Bartkevičs vadībā, Galviņš otrais, Hincers trešais un ceturtajā pozīcijā Dominiks Adam. Bet kas notika ar Lukas? Kolmas eelsõit on ka nüüd meil sõidetud. Ütleme nii, et väga hästi läks. Panime 16 ollised alla ja siin raja peal jällegi see 16 olli nüüd töötab. Mingite sirgete lõikude peal, kui 15 ollisega jäi grammikene puudu, et jooksis piirasse, siis praegu selle 16 ollisega mängib ilusti välja. Ja nüüd olemegi finaalis. Et 10 tükki meid oli, 9 tükki, pull ongi see, et Lätis ja Leedus saab finaali saab 9 sõitjat. Et 10 oli, siis eelsõitude põhjal jääb siis viimane vend jääb meil välja. Ja sõitsin finaali endal 4. stardikoha siis. Noh, ütlen nii, et see finaal tuleb üpriski raske, et väga-väga kõvad vennad. Leedu ja Läti poisid on ikkagi seal kohal ja tuleb ikkagi päris kõva andmine. Eks ma lähen ikkagi andma endast maksimumi, aga noh, tuleb paraku ikkagi jääda realistlikuks ja noh, ühesõnaga, rallikrossis võib kõike juhtuda, nii et vaatame, kuidas see finaal meil läheb ja
ja lähme anname maksimumi. Tālāk arī mūsēja piloti par to visu pēc kārtas, bet aiziet, tiek dot starts. Mums, protams, Zīvers, Žentiņš, Narūbins, bet pagaidām startā visi 3 ātrākie lietuvieši. Un te sadursme pirmajā aplī, visi 3 ātrākie lietuvieši paliek pirmajā pagriezienā. Oba! Oba! Pārāk optimistiski, pārāk gribēja šo pirmo vietu un šobrīd mēģina braukt tālāk. Nu, 2 auto aizbrauc, Mikuzis paliek, bet vadībā izvirzījies ir 88. Kevina Allika vadībā. 2. pozīcijā mums arī Alberta Ako-Koku un 3. Mārtiņš Zīvers. Nu, likās, ka šī būs lietuviešu dominance šajā braucienā, bet ne, visi 3 ātrākie ir pazaudējuši pozīcijas. Izvirzās uz 1. pozīciju Alberta Koku, te izslīd mums Aliks, pazaudē pozīcijas, paceļās uz 2. vietu Narūbins, redzam Gurklis, 22. numurs, arī ieguvis no šīs visa haosa pašā startā. Un kāda mums pēc pirmā apļā būs nevis starta, bet secība. Šobrīd šeit, protams, dubultie dzeltnie karogi. Koks vadībā, Gurklis 2, Narūbins 3, Aliks 4, Žentiņš 5 un tālāk jau Mārtiņš Zīvers. Zīvers izskatās, ka bijis džokerī, kamēr es skatījos uz vienu pusi, otru pusi, tikmēr to nepamanījuši, pamatīgi pazaudējis laiku. Bijuši džokeri arī citi piloti, nu un redzam Mikuzis izstājies, Kragas 7, Rutkauskas 8. Pamatīgs lēciens, tur šobrīd vadībā Koks. Nu, un Gurklis likās, ka aizbrauks prom, tiks tālāk, bet Alberts Ako-Koks sagādā viņam spēcīgu konkurenci, nekur tālu lietuvietis nespēja aizbraukt, no Rūbins tikmēr dodās džokerī. Pazaudē attiecīgi pozīcijas šobrīd. Te vēl aizvien zeltnais karoks, Mikuža Škoda stāv pirmā pagrieziena ārmalā. Kolmas 4 pole käinud veel jokkerid, on ja viimane ringi. No nii, kätte on vahepeal jõudnud siin teine päev. Teine päev, siin oli ikkagi 5 päeva vahepeal meil oli. No eilsest võitlusest siis ühesõnaga, et ma räägin kõigepealt endal, kuidas sul läks see päev? Kuidas mul läks? Ma võin teile ausalt öelda, ma väga ropendama ei hakka, aga ma ütlen, et see päev läks perse. Esiteks siis eelmine päev pidi trenni saama teha, et siis on reedel. Või on ta laupäeval? Ei, laupäeva õhtu pidi trenni tegema, jah. Need jäid millegi pärast ära seal, et ajakavaga mingi jama seal. Nii, siis läksin hommikul esimesse trenni, sain 3 ringi teha, esimest korda sõitsin selle raja peal. Siis hakkasin just ideaalselt ringi tegema, et hakkan kiiret ringi aega püüdma. Siis läksin seal põhiraja pealt hüppesse ja nii kui rattad maad kurtsid, jäi gaas põhja peale ja mul ei olnudki midagi teha, mul oli joog nii suur, tõmbasin hüdrokat ja pidurit põhja ja kõik asju proovisin, panin otse rehvunnikusse. Siis tulemus on siin näha. Sanged asjad on puruks ja kõverad kõik. Lansekas, mis eelmine kord ära vaatatud sai, oli ka juba põmm jälle, nina keeras alla ära, kuidagi püsti ja rannikas oli puruks. Need asjad sai kiirelt korda, et see esimesest kalliks. Nii, siis läksin esimesse kvalifikatsiooni, siis stardist lasin pidureid soojad ja murdus gaasipedaal ära. Jälle pull, selle tõmbasid küljest ära, sõitsin selle väikse konksuga seal. See läks suht hästi isegi, seal oli vist mingi 4 või? Side muidugi jälle ei töötanud. Ja siis oli see sidevärk ka? Sidevärk veel, jah. No, siis viimasesse sõitu läksin samamoodi. Peale alguses toimis side ilusti.
startis just rääkisin, lätlane tegi mul seal siis seda, spotteri tööd. Ja spotteri tööd, jah. Ja just rääkis muga, et focus on the road, ütles mulle, et ühesõnaga keskendu teele ja rääkis muga seda natukene ja siis tegelikult oleks pidanud esimesel ringil Jokkerisse minema kohena. Siis mingi nimekombel jälle side ei toiminud terve sõit ja siis ma mõtlesin, et üks ring on veel, aga ei olnud, Jokkerisse ei läinud ja siis sinna taha jäigi, et poolfinaali ei saanud sellepärast, et Jokkeris ei käinud viimases sõidus. Ühesõnaga suht halvasti läks see võistlus mul nagu. Et aga iseenesest rada mulle meeldis, et järgmine kord paremini. Jaa. No mina mingeid kokkuvõtteid siin peale eelsõite tegin. No finaali läksin ka niimoodi, et start oli, stardis sai hästi minema ja siis ma ise kehtusin ära, et ma olin vahepeal täitsa esimene seal. Ja siis enne hüpet ma ronisin välja sinna, jätsin ma ukse lahti ja sealt nad järjest läksid mööda. Ja kurat, ennast ka nüüd kripedab, et oleks võinud sealt kuradi sees poolt hüpata, aga noh, mis seal ikka. Selles suhtes, et nädalavahetus möödus nagu selles suhtes hästi, et ühtegi tehnilist probleemi mul ei olnud. Kõik töötas laitmatult. Mul ainult üks suur probleem oligi. No jah, sul oli tõesti, et jah. Saad üldse kogu aeg oli stress oli peal, kuidas saab. Et noh, ma räägin, see päeva algus juba ikkagi tõmbas nii ära, kui sa ikkagi trennisõidus paned otse seina, siis noh, väga ilus see ei ole, ütleme nii. Seda küll. Täna meil esmaspäev, nüüd on ju reedel paneme juba laitse poole. Just said uued kuradi tükid külge kõik jälle uued. Jälle uued panema. Stange vist olemas nüüd või? Stanged asjad tulevad Leepajast. Leepajast tulevad. Mingi spetsiaal vormiga vaiemitega selle vedast muidu saaks Eestis tõuta. Tuleb ka poti uue radikasugus. Ja radikas on jah. Radikat ju see fiksitud ju. Ma ei tea, see ei jäänud pidama ka vist hästi või? Ei jäänud jah, mul oli niimoodi, et mul mehaanik Lauri siis igasse starti läksin, siis istus veekanku kõrval. Ta keerasin auto küll kinni iga kord ja nii kui oli vaja minna, siis ta lasi uuesti radika täis veega ja keeras punni peale ja läksin. Ega nüüd ongi 5 päeva aega siin ja siis näemegi juba laitses. Ma loodan, et enne laitset ma saan ikkagi selle video kokku pandud siin ja laitses päeva uue hooga siis, et tuli kindlasti laitsesse meile kaasa elama. Jaa, täpselt. Näeme juba laitses. Jaa, tavai, tšau. Tšau.